Kuna mu lapsele meeldivad raamatud väga, siis ma mõtlesin, et teeks ühe raamatu ise. Esimene variant on see, et teeme selle põhja ise. Kasutame mõnda paksemat paberit või pappi, teeme selle paberi sisse augud ja köidame kas või paelaga kinni. Teine variant on kasutada mõnda kaustikut, aga ma pigem soovitaksin paksemate lehtedega kaustikuid ja kui neid tavalises kirjatarvete poes ei ole, siis vaadata kindlasti mõnda kunstitarvete poodi. Ja kolmas variant on kasutadagi spetsiaalseid komplekte, mis on selliste raamatute või albumite tegemiseks mõeldud. Mina ostsin konkreetse komplekti Tigeri poest ja lisaks sellele kaustikule on seal veel mõned kleepsud ja 2 teipi ka, sellist värvilist teipi. Ma ise ostsin selle raamatu kaunistamiseks erinevad kleepsud, nii piltidega, numbritega kui ka tähtedega. Ühed kleepsud võiksid olla tähtede omad, sellepärast et siis on hea lapse nimi ka sinna raamatu algusesse kleepida. Ma lisan siia raamatusse kindlasti mõned fotod ka lapsest endast, meie perekonnast ja vanavanematest. Siis on lapsel tore seda raamatut lehitseda ja leida mõned tuttavad näod ka. Nüüd ma hakkan tegema teist poolt sellest raamatust, ehk siis ma kleebin erinevad sõnade õpetamiseks mõeldud kleepsud siia. No nii, minul on see raamat nüüd valmis saanud ja ma näitan teile ka, et kuidas ma selle lahendasin. Esilehele ma kleepisin lapse nimetähed ja lisasin tema pildi ja sellest järgnevatele lehtedele ma lisasin mõned sünniandmed, mis kell ta sündis, millal, mis tema kaal ja pikkus olid. Nii, siis ma tegin selliste saavutuste lehe. Ja ma ei ole veel jõudnud seda ära täita, et ma lähen kohe varsti vaatan blogist järgi, et mis kuudel täpsemalt mingid edusammud toimusid, millal ta hakkas roomama, millal ta hakkas käputama ja nii edasi. Siis ma lisasin mõned perepildid ka, et lapsel oleks äratundmisrõõm, kui ta neid pilte lehitseb. Lisasin siis vanemate ja vanavanemate pildid. Nüüd hakkab siis selle raamatu teine osa, ehk siis selle osa eesmärk on lapsele sõnu õpetada ja ma olen siia kleepinud erinevaid kleepse. Siin on siis mõned näited, et kuidas ma need lehed lahendasin. Kanade kleepsud ma leidsin näiteks Selverist, kui olid munadepühad ja nüüd ma kasutasin nad siin siis ära. Mul olid mõned sellised natuke teistsugused kleepsud ka, et sa kleebid ainult selle alumise osa ja siis voldid ta nagu püsti seisma, nii et ma arvan, et see on ka hästi kihvt kleeps, millega lapsel on kindlasti lõbus, sest et see tegelane seisab siin justkui püsti. Siis ma tegin eraldi veel sõidukite osa. Ma tegin siia piraatide osa ka
Seda enam, et ma ostsin ühe piraatide raamatu talle ka, et las siis olla siin sees ka üks väikene selline piraatide osa. Ja viimase lehe ma lahendasin siis niimoodi. Ja ma lisasin siia kuukleepsu ka. See on siis väike vihje lapsele, et kui me teinekord seda raamatut näiteks enne ööunne minekut vaatame, siis on teada, et kui raamat on omadega siia lõppu jõudnud, siis nüüd on aeg magama minna. On näljakad või? On näljakad või? Kui sulle meeldis see video, siis vajuta like-nuppu ja kui sa tahaksid selliseid videoid ka tulevikus näha, siis jälgi minu kanalit vajutades subscribe. Meie kohtume teiega juba järgmises videos.